Ja riigieelarve kontrolli erikomisjon, kuna siis komisjoni esimeest Urmas Reinsalu ei ole, siis mina komisjoni aseesimehena tänast istungit juhatan. Esiteks siis liigume nädala töökava kinnitamise juurde. Sellel nädalal on siis planeeritud ainult tänane esmaspäevane istung, kus on päevakorras Riigikontrolli ülevaade riigiasutuste infotehnoloogia investeeringu ja kulude kohta. Ja siis kinnise päevakorrapunktine info ja muud küsimused. Kui keegi sellele nädala töökavale vastu ei ole, siis sellega kinnitaksin selle ja läheksingi siis teise päevakorrapunkti juurde, mis on siis riigiasutuste infotehnoloogia investeeringu ja kulude arutelu. Kutsutud on siis Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi valdkonna asekantsler härra Lauri Luht, Justiits- ja Digiministeeriumis digitaristu ja küberturvalisuse valdkonna asekantsler Tõnu Grünberg, Riigikontrolli peakontrolöör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Toomas Viira, Riigikontrolli audiitorid Alo Lääne, Jevgeni Lašartšuk ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht härra Priit Simson. Annaksin alguses sõna siis Riigikontrollile, saavad seda siis ülevaadet tutvustada ja seejärel saab Justiits- ja Digiministeerium tagasi peegeldada Riigikontrolli leide. Palun, Riigikontroll. Aitäh võimalusest tutvustada siis ülevaadet, mida me lõppenud kevadel suvedel tegime ja septembrikuus avaldasime, uurisime riigiasutuste infotehnoloogia investeeringute kulusid. Kõigepealt siis selline ääremärkus, et tegemist ei ole tavapärases mõttes auditiga, kus me ühe konkreetse valitsemisala või asutuse kulud ette võtaksime, hindaksime nende kulude seaduslikkust, sihipärasust, vaid pretendeerime sellega siis ülevaate loomisele, millised on tervikuna riigi infotehnoloogia valdkonna investeeringud ja kulud perioodil 2019–2024 olnud. Miks me sellist ülevaadet üldse ette võtsime, tegema hakkasime, siis päris head allikat selliseks keskseks vaateks täna riigis ei olegi, sest kui me mõtleme riigieelarve seadusele, riigieelarve seaduse seletuskirjale, siis tegevuspõhise eelarvestamise kontekstis infotehnoloogiat vaadatakse kui ühte tugiteenust ja kõik infotehnoloogiaga seonduv jagatakse siis programmidele, tegevustele ja sealt on üpris keeruline leida seda, kui palju meil riigi ülalpidamine ja täiendav arendamine maksma läheks. Tõsi, nüüd 2026 aastal siis 3 ministeeriumit on selle initsiatiivi võtnud, et need infotehnoloogiaalased tegevused on ühte eraldi tegevusse kavandatud ja koondatud ja ka riigieelarve seaduses 3 ministeeriumi kohta aastal 2026 juba seda informatsiooni leiab. Aga tagasivaatavalt on loomulikult teada riigis, kui palju valdkonnas investeeritakse, kulusid tehakse, seda saab vaadata raamatupidamisinformatsioonist. Riigi tugiteenuskeskus majandustarkvaras SAP-PO peab ka üpris detailset arvestust selle kohta, milliseid kulusid investeeringuid on millistel hetkedel ja kus tehtud ja Rahandusministeerium koondab ka siis avaliku sektori personali ja palgastatistikat, et selle informatsiooni pinnalt on võimalik selline ülevaade teha. Tegime seda ühelt poolt siis selleks, et ise valida järgmisi teemasid targemalt ja teiselt poolt arvasime, et kuna sügisel on ka parlamendis nagu niigi riigieelarve arutamise hetked, siis on ka parlamendi liikmetel hea taustateadmine kui juhuks, kui teema peaks olulisena tõusetama riigieelarve läbirääkimiste käigus. Ja võtsime vaatluse alla kõik valitsemisalad, välja arvatud Kaitseministeeriumi valitsemisala ja julgeolekuasutused. Jätsime nad siit avalikust ülevaatest selle kaalutlusega just nimelt kõrvale, et see informatsioon ei oleks võimaldanud siis, seda informatsiooni ei oleks saanud teistega võrreldavalt avaldada ja ei oleks andnud meile võib-olla suurt lisaväärtust. Veel kord detailsemalt rääkides, siis paljud valitsemisalad on täna valinud siis sellise mudeli, kus infotehnoloogiasse puudutav on konsolideeritud ühte asutus, kõnekeeles kutsutakse neid IT-majadeks ja seal nende asutuste puhul siis vaatasime nii seda, et millised on olnud investeeringud, kui palju on makstud palkasid, millised on laiemalt personalikulud ja millised on olnud majandamis- ja halduskulud nendes IT-majades või IT-organisatsioonides, mida siis vaatlusalusel perioodil kokku oli 8. Aga päris kõiki valitsemisalade tegevusi ja kõik valitsemisalad sellist IT-maja loonud veel ei ole, seetõttu käisime läbi ka kõik muud kulud ja vaatasime, kas ministeeriumites, allasutustes on ka IT-investeeringutega, IT-personali ja IT-halduskulusidega seotud kulusid, tõime need ka välja. Sellepärast, et ainult IT-majade kulude hindamine ei annaks meile päris adekvaatset pilti. Ja lähemegi kohe asja juurde.
Esimesena näitan slaidil siis seda, et millised on olnud tegelikult kulutused, see tähendab siis investeeringud, haldus- ja personalikulud kokku, versus millised on olnud valitsemisalade ootused või taotlused eelarveprotsessis. Et kui kulutused kokku perioodil 2019–2024 on umbes 2 korda kasvanud, siis kui vaadata just siin viimast aastat taotlusi aastal 2023–2024, siis taotlused ületavad päris märkimisväärselt tegelikke kulutusi. Me koondasime kõik taotlused, mis meil olid kättesaadavad, et me eraldiseisvalt ühtegi taotlust eraldi hindama ei hakanud, et kas kõik need asjad, mis on ministeerium taodelnud täiendavaid vahendeid, et kas need tõepoolest on ajakriitilised, väga olulised ja kui palju seal on selliseid taotlusi, mida me võime lihtsalt lugeda sellisteks soovideks või unistusteks, et juhul, kui raha on rohkem, siis võiks neid asju ka teha. Et siin kindlasti selles taotluses tuleb silmas pidada, et seal on nii tõepoolest hädapäraseid lisataotlusi kui ka sellist, mille lükkamine tulevikuga ei too mingeid suuri tagajärgi kaasa, et see taotluste kvaliteet on erinev. Vaadates natuke nendesse kulutustesse sisse, siis me näeme, et nii IT-investeeringud, halduskulud kui ka personalikulud meie vaadeldaval perioodil on kasvanud ja igas kulutuste kategoorias me võime öelda, et see kasv vaadeldud perioodil on ligi 2-kordne olnud. Natukene võib-olla jääb teile silma 2021 versus 2022 on investeeringutes toimunud suurem hüpe, see on siis seotud Vabariigi Valitsuse otsusega aastal 2021 teha täiendavaid investeeringuid just küberturvalisuse kasvatamiseks ja see on siis nii investeeringute kui halduskulude kasvu 2022. aastal ka natukene mõjutanud. Vaadates sisse rohkem investeeringutesse, siis nagu öeldud, ka investeeringutes on püsiv kasv toimunud. Tõsi, nüüd viimasel aastal on 2024, mis oli meie vaadeldud aastast viimane aasta, oli väike tagasiminek, aga ma arvan, protsentuaalselt ei ole see märkimisväärne. Ja jooniselt on näha, et IT-investeeringuid teeme me nii Eesti maksumaksjate raha eest kui ka välistoetuste eest ja see välistoetuste osakaal on ka püsinud suhteliselt stabiilne suhestutuna meie endi maksumaksja rahasse. Ja kui me ütleme, et infotehnoloogia valdkonnas on investeeringud vaadeldud aastatel umbes 2-kordistunud, siis me panime sellega laiemasse riigieelarve konteksti, vaatasime, kuidas on IT-investeeringute protsent riigieelarvesse kulutustes tervikuna muutunud ja võib öelda, et see on püsinud ka stabiilsena seal 0,5% kandis, mis võimaldab siis väga laialt järeldada seda, et IT-investeeringud ei ole olnud viimastel aastatel eelarve kontekstis ei alarahastatud ega ka siis ei ole ta saanud mingit täiendavat arenguhüpet, et ta on liikunud umbes samas loogikas, nagu on kogu riigieelarve või avaliku sektori kulud liikunud viimastel aastatel. Mis on täpsemalt valitsemisalade sees toimunud, siis suuremaid investeeringuid sellel vaadetud perioodil on teinud siis Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskus, Riigi Infosüsteemi Amet ja ühekordne hüpe on olnud ka siis Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia keskuses, mis on seotud olnud asutuse loomisel riigipilve kulutustega. Ja kui neid kulusid rohkem sisusse vaadata, mis siis on need suured projektid, kuhu on riik investeerinud viimastel aastatel, siis riigipilv ongi olnud konkurentsitult kõige suurem valdkond, kuhu on raha investeeritud. Varasematest tuttavatest infosüsteemidest on siis edasi arendatud struktuuritoetuste registrit, valimiste infosüsteemi, rahvastikuregistrit ja selle sisenemisformaalsuste nime all peitub siis Eesti Maksu- ja Tolliameti kasutatav tollitööd hõlbustavad infosüsteemid. Ja sündmusteenuste kohta oleme tutvustanud ka eraldi auditit, need on siis need e-teenused ja see areng, mis püüab siis e-teenuseid muuta kasutajatele proaktiivsemaks nii äriklientidele kui ka Eesti elanikele. Need on olnud siis kõige olulisemad investeeringud viimase 5 aasta jooksul. Vaadates sisse kuludesse, siis kõigepealt, mis on halduskulud, et halduskulud on siis kõik need kulud, mis on vaja nii IT-majades, aga valitsemisalades laiemalt teha selleks, et juba olemasolevat töös ja käigus hoida ja ajakohasena hoida, olgu need siis kas riist- ja tarkvara uuendused, tarkvarahooldused, mingite lisaseadmete soetamine, litsentside uuendamised ja kõik selline kulutused. Valdavalt teevad neid kulutusi IT-majad, natukene on selliseid kulusid ka teistes valitsemisala asutustes ja ka siin on siis trend selline, et vaadetud perioodil on nad umbes 2-kordistunud. Ja kui me vaatame sisse, et kus need kulud kõige suuremad meil on, siis
Need on Siseministeeriumi infotehnoloogia keskuses, mis ongi väga suur infotehnoloogia valdkonna amet. Nad on kasvanud hüppeliselt Riigi Infokommunikatsioonitehnoloogia keskuses, mis on selgitada sellega, et vahepealsest aastast jääb siis ka funktsioonide ümbertõstmine registrite infosüsteemi keskustest ja teistest IT-majadest just Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia keskuses, mille mõte on siis koondada rohkem sellist tugiteenuste poolt infotehnoloogia vallas ühte asutusse ja seega siis seletab neid kulude suuremat kasvu siin viimastel aastatel. Ja IT-halduskuludest rääkida võib-olla ei ole päris korrektne, sest et IT-majad vajavad lisaks sellele, et nad teevad tõesti seda oma igapäevast tööd just infotehnoloogia vallas ka kõiki muid üldkulusid, eks ju, et ka seal on vaja inimesi värvata ja maja hooldada ja kõike muid kulusid teha, et me vaatasime, et kui palju nende IT-maja kulud tervikuna on, ka siin on näha, et need üldkulud IT-majades on kasvanud umbes samas sammus kui muud kulud. Et umbes kahekordistunud needki meie vaadeldud perioodil. Ja viimase teemana vaatame sisse ka personalikuludesse. Personalikulud on nüüd kasvanud natukene üle 2 korra, 40 miljonilt on nende tõusnud 97 miljonini. Valdavalt jällegi tehakse neid kulusid IT-majades. Mis on selle kasvu taga? Ühelt poolt on arvestatavalt kasvanud inimeste hulk, kes selles valdkonnas töötab. Ja teisalt, nii nagu avalikus sektoris, aga tegelikult ka IKT-sektoris, erasektoris laiemalt on kasvanud ka keskmised palgad. Et kui me vaatame töötajate arvu, siis töötajate arv on jõudnud aastal 2024 umbes 1700-ni. See meie alguspunkt aastal 2019 siis oli umbes 1000 neid töötajaid selles valdkonnas. Ja me siis arvestame nii neid inimesi, kes töötavad IT-majades, kui ka neid inimesi, keda ministeeriumites või ametiasutustes eelkõige, kelle tööülesanded eelkõige on seotud infotehnoloogiaga, sest et ka mingid arendustegevused või mõned spetsiifilised tugiteenused on jäänud asutustesse laiali, päris kõik ei ole IT-majadesse koondatud ja ka need inimeste arv on natukene kasvanud. Ja kui vaadata, et millised on need suured IT-majad ja kus on kõige rohkem inimesi juurde tulnud, siis kõige suurem IT-maja ongi meil Siseministeeriumi valitsemisalas. Aga personali mõttes võib-olla kasvanud on kiiresti just Riigi Infosüsteemide Amet ja siis vist Registrite Infosüsteemi Keskus on see ka, mis on päris suure tõusujoonega olnud. Ja viimase teemana vaatame otsa ka palkadele. Palkade puhul siis võrdlesime IT-majade palkasid sellega, mis toimub avaliku halduse palkadega laiemalt, see on see helesinine katkendlik joon ja mis toimub täpsemalt siis IKT-sektoris, sellepärast, et tõenäoliselt, kui meil oleksid siit täna IT-majade esindajad, seda kinnitavad, et uute töötajate leidmisel, töötajate palkade läbirääkimisel peavad paratamatult arvestama ka sellega, mis toimub IKT-sektoris laiemalt, mitte ainult sellega, mis avalikus halduses toimub. Palgakasv on olnud võib-olla kõige kiirem siin viimastel aastatel just RIAs ehk Riigi Infosüsteemide Ametis, aga siin üleval pool otsas on ka siis Sotsiaalministeeriumi valitsemisala IT-maja ja ka Kemitis ja Ermitis on need palgad mõnevõrra kiiremini kasvanud võib-olla kui teistes IT-majades. Aga kui me vaatame seda tõusujoont, siis liigub umbes samas graafikus nagu keskmised palgad avalikus halduses ja IKT-sektoris. Ja kuna neid palgatõusus võib-olla mõnikord on lihtsam vaadata keskmiste brutopalkadena, siis viimase slaidina lõpetuseks siin ongi siis näha, et millised olid need 2024. aasta keskmised brutopalgad erinevates IT-majades. Et nagu juba öeldud, siis Riigi Infosüsteemide Ametis on nad kõige kõrgemad ja ka näiteks oluliselt kõrgemad, kui nad on IKT-sektoris keskmiselt või avalikus halduses. Aga nagu öeldud, siis see ülevaade pigem on sissevaade sellele, et kuidas on kulud viimastel aastatel liikunud. Me ei näinud siin mingisuguseid väga tavatuid hälbeid võrreldes riigieelarve kulu või eelarvebaasi kasvuga üldisemalt. Et kindlasti meile ta annab mõtteainet selleks, et mõelda, milliseid auditit edasi teha, et kus on olnud suuremad olulisemad investeeringud või näiteks, kas teenuste viimine IT-majadesse annab loodetud kulude kokkuhoidu ja nii edasi. Ja Riigikogulis loodetavasti taustainfoks eelarve läbirääkimiste tarbeks. Aitäh! Aitäh Riigikontrollile väga hea ülevaate eest. Ma annaksin nüüd sõna Justiits- ja Digiministeeriumi asekantsleritele, et saavad peegeldada siis võib-olla selle ülevaatele midagi veel täiendada ja siis liigume küsimuste juurde. Palun, Lauri. Suur aitäh, et see ülevaadet muidugi on raske täiendada, see on väga professionaalselt tehtud ja väga hea pildi annab tegelikult meie riigi IT-majade seisust ära.
kui siis, et kui me tahaksime veel komplekssemalt vaadata, siis me peaksime vaatama seda koos äripoole tellijatega, lisaks kulude mõttes, aga lõppeks pilt on küllaltki selge. Mitte mingisugust muret ju ei oleks, kui raha oleks palju rohkem ja ongi piiritu ja siis sellises olukorras me ju me ei muretseks selle pärast. Seda, et meil on ilmselgelt tehnoloogia kiire areng ja geopoliitiline olukord on muutunud, et seda me ju ka nagu endale ju mõtestame. Aga kui me räägime nüüd natukene ka sellest poolest, et mida me näeme võimalike lahendustena, et ilmselgelt sellises tendentsis me ei saa oma IKT arendust tervikuna riigis edasi võtta või edasi teha ja olukord, kus meil praegu ei ole päris head terviklikku tellimust või ülevaadet IKT portfellidest ja erinevatest projektide seiremehhanismidest või kui me näeme ka seda, et erinevaid ressursse kasutatakse teatud mõttes killustunud, mis tähendab seda, et meil on riigis ju tegelikult dubleerivaid lahendusi ja süsteeme ja kui me näeme ka seda, et ka teenuste erinevate infosüsteemide kvaliteet, andmete kasutamise tase on haldusalade mõttes ebaühtlane. Ilmselgelt tingibki meil selle valiku, et me peame juhtimisesse midagi muutma ja nõndaviisi ka Vabariigi Valitsuse tööplaanis on samamoodi ette nähtud, et tulebki seda IT-juhtimist riigis kokku võtta, tulebki tekitada selline üldine vaade rahastuse seiremehhanismiks ja kus meil õnneks sinna me oleme ju ka praegusel hetkel edasi liigume. Selleks kõik selle nimel, et IKT kulude planeerimine ja juhtimine hakkaks toimima ka ühtsetel alustel, kus me suudaksime kasutada ära neid komponente, mis on kuskil juba tehtud hästi, kus ei ole vaja neid uuesti leiutada, kus me leiaksime seda, et on olemas võimalus ühte süsteemi kasutada või infosüsteemi kasutada erinevate valitsemisalade poolt, leida ka need lahendused, et kus me suudaksime enda igat eurot võimalikult säästlikult kasutada, aga suurem küsimus on selle juures, et me suudaksime tegelikult võimalikku vabanevat tulu, mis ka konsolideerimine võiks ka kaasa aidata, nii teenuste kui ka me räägime IT-maade konsolideerimist, mis on mõlemad Vabariigi Valitsuse tööplaanis, me suudaksime pöörata innovatsiooni. Et küsimus on selles, et me suudaksime pakkuda paremaid lahendusi, kui me suudaksime pakkuda kuluefektiivsemat lähenemist, kui me suudaksime pakkuda turule palju suuremat väärtust. Ja sinna alla kuulub ka see põhimõte kindlasti, mis juba algas ka suvel, kus ka Riigikantselei juhtimisel on ka juhendmaterjal, kuidas erinevaid teenuseid suunata ka erasektorisse, kas selle läbihindamine käib. Me oleme praegusel hetkel panemas kokku esimest ministri määrust vabariikliku teabe seaduse alusel, mis siis riigi juhtimise IKT juhtimise ja auditeerimiskorda esimese sammuna peaks nagu põhimõtted sätestama ja sealt edasi oleme liikumas ka sinnamaane, et kuidas me tegelikult Justiits- ja Digiministeeriumi rolli just sellise keskse koordinatsioonina viiksime edasi. Et ma annagi siin edasi võib-olla Tõnu, et see hukukindlus ja muu on nagu rohkem sinu portfelli teemad. Ja aitäh ka minu poolt. Mis Lauri juba ütles, et me igal juhul üritame nüüd seda IKT juhtimist siis reformida ja uuel tasemele viia. Sellest siis ta juba rääkis, et ma sellele peatu. Aga mis on nüüd meie tegelikult selline ühelt poolt nagu taakvarade probleem. Meil täna võime öelda umbes niimoodi, et meil 1/3 infosüsteeme riigis on enam-vähem kaasaegse arhitektuuriga. 1/3 on sellised keskpärased, millega saab sõita, aga iseenesest nad tahaksid kõvasti juba sättimist ja 1/3 on ikka sellised, mis on sisuliselt taakvara, mis tegelikult need tuleks ümber kirjutada, nad on hästi suured, kohmakad, neid ei ole võimalik enam sisuliselt kohandada, aga nende ümberkirjutamine on väga kallis. Ja täna mis on meil Vabariigi Valitsuse ülesanne, me peame tagama, et kõik kriitilised teenused töötavad väljaspool Eesti Vabariigi territooriumis 27 aasta esimene kvartal. Et see on Vabariigi Valitsuse tööplaan ja selle saavutamiseks eeskätt ongi vaja, me peame need taakvarad suutma mingi puhul likvideerides. Nad ei ole lihtsalt tänase päeva seisuga võimeliselt pilvepõhiselt toimima ja see on ainuke võimalus, et nad saaksid siis toimida piiriüleselt. Aga see on väga kallis. Me oleme neid hinnanguid andnud. Näiteks me esitasime, Lauriga olime siis ka Vabariigi Valitsuse istungil, kus me esitasime siis konsolideeritud rahastuse puudujäägi siis perioodis 26-29.
Ja sisuliselt, kui me vaatame järgmist aastat ainult, siis see oli 186 miljonit, mis tegelikult meil oleks vaja. See on siis välja arvatud Kaitseministeerium, aga kõik teised ministeeriumid on sees. Mis meil oleks vaja, et tegelikult oleks siis, me võitleksime taakvaraga, me saaksime ikkagi teha ka neid arendusi, mida nõuavad meid uued regulatsioonid, mis tulevad Euroopast, ja ka teatava innovatsiooni kogus, mida kindlasti on vaja. Nüüd, kui me vaatame kokku 4 aastat, siis tegelikult meil on vaja umbes 800 miljonit, on nüüd praegu hinnang, aga ütleme, tänase seisuga siis järgmise aasta eelarvest me saame kuskil 11,5 190 asemel. Et see on ilmselgelt, et see on nagu nüüd see on nagu lisaeelarve, et see baas on meil olemas, me tuled hoiame põlemas, aga et selles, et see annab selle konteksti. Mõistagi, ühesõnaga ükski asi ei õigusta selles mõttes nagu lõpmatut kasvu, eks ole, kuludes ja edasi, sellest oli juttu, et seda me nagu siis adresseerime selle IGT juhtimise nende rekonstrueerimisel. Aga sisuliselt meil on Eesti Vabariigis hästi suur arendusvõlg ja see võlg tegelikult süveneb. Ja midagi teha ei ole, tegelikult me ei ole üldse mitte unikaalne riik, et arvestades geopoliitilist olukorda, siis on paljudes riikides ikkagi nagu kaitseinvesteeringud on praegu prioriteetsemad. Me saame sellest suurepärast aru. Lihtsalt nagu konstateerides fakti, siis tegelikult meil on ääretult suur vajadus, et teha mingi määral ka uusi asju, näiteks intellekt areneb ülikiiresti, meil on vaja siin hästi palju asju teha. Lauri nimetas juba andmete restruktureerimist, et ütleme, siin on hästi suuri asju, mida me peame tegema, milleks tegelikult meil on ääretult piiratud vahendid ja me saame seda mõistagi teha ja teemegi sellises entusiasmi pinnal niimoodi, nagu teed väga palju Eesti Vabariigis asju ongi arendatud kunagi. Aga täna me tegelikult peaksime nagu vaatama nüüd keerama mingi uue lehekülje, et me optimeerime seda, mis meil täna on, optimeerime nii tiimide siis kooslust, IT-majade, ütleme, seda kompositsiooni ja samal ajal siis ikkagi säilitades mingisuguse innovatsiooni, mis võimalustest, mis meil siis on. Aitäh. Et aitäh uuesti asekantsleritele Justiits- ja Digiministeeriumi poolsete täienduste eest. Liigume küsimuste juurde, ma alustaks selle ringi. Asekantsler Luht, ka mainisite, et seda konsolideerimine IT-majade mõistes on planeeritud ja see jääb ka silma siis Riigikontrolli ülevaatest, et tegelikult IT-majade suurused on väga erinevad, et siin väiksemad on pea 8 korda väiksemad kui siis riigi suurim IT-maja SMIT. Kuhu kohta need konsolideerimisplaanid liiguvad, et kas see on siis RIA oleks see koht, kuhu need väiksemaid IT-majasid kokku tuua, et see selline tugevam kompetents teha või need arutelud veel käivad? Aitäh. Need arutelud veel käivad, et lõplikku vastust ma ei saa siin öelda, et niisama midagi välja lubada oleks ju vale, aga kuhu see nüüd liigub, et ilmselgelt, kui ma räägin teenuste konsolideerimisest, siis me vaatame enam riigiüleste kesksete teenuste peale, mida meil on võimalik tegelikult keskselt osutada erinevatele valitsemisaladele. Ja kui me vaatame, et kes need kesksed teenused osutavad, siis hetkel loomulikult on väga palju või korraldavad ja teevad ongi ju RIA, aga on ka RIK näiteks, et jällegi me peame arvestama sellega, et erinevatel IT-asutustel on erinevad kompetentsid ja me peame ka veel sellega arvestama, et suures konsolideerimise tuhinas ei tohi juhtuda niimoodi, et arendus läheb kliendist kaugele, et me peame ikkagi tegema niimoodi, et see omaniku tunne, et kas siis olgu see ministeerium või amet, kes mingit teenust arendab, et see oleks paigas. Küll aga meie ülesanne on vaadata seda, et seda arendust tehtaks võimalikult optimaalselt ja see oleks jällegi selle teadmisega, et kuskil mujal on justkui neid erinevaid komponente juba olemas, mida kasutada. Veelgi enam, et jah, Tõnu õigesti tõi sisse, et kogu see tehisintellekti ja ütleme siis andmete majandamise ka ütleme jah, siis see võimalused peaksid tekitama seda kokkuhoidu. Et iga teenus, ma tahtsin lihtsalt lisada juurde, et lõppeks me ju arendame oma digiriiki nendes samade põhimõtete või selle sama visiooni alusel, mis oli ka 2000 alguses, et riigis kodanik peaks kõige vähem oma elus kulutama aega riigiga suhtlemisele. Mis tähendab seda, et see väärtuse tootmine kodanikul
saab ettevõtjal, kodanikul, et ei ole saaks toimuda mujal. Ja selle nimel me teemegi need pingutused, et kõik võimalikud protsessid, kas mida on võimalik ära optimeerida või ära automatiseerida, siis seda me peamegi tegema. Me peame looma võimaluse nendele inimestele, kes ei taha ajada füüsilisest asju ja kes ei taha olla pidevalt ka selles arvutimaailmas ja tegeleda enda aja panustamisega riigile, et neil tekiksid need automatiseerimise võimaluse protsessid, sellepärast, et just nimelt toota väärtust mujal. Ja me joomegi sinna, et meil ei ole justkui tuleviku vaates, meil ei ole otseselt ju tarvis niivõrd palju uusi teenuseid, meil on vaja tegelikult targemaid teenuseid, meil on vaja jõuda sinna, et kus üks valitsemisala või üks ministeerium teab ka seda, et kuskil mujal juba tehakse midagi targasti. Ja nüüd, kui ma räägin ka sellest juhtimise kokkuviimisest, siis ei tähenda seda, et kuskil keegi käseb ja ütleb, et ainult niimoodi teete. Ei, küsimus on ka selles, et kui ma olen enda asutuses ja lahendan enda probleeme, siis ma ei märka seda, et mis kuskil mujal on. Ja seda keskset tugevat koordinatsiooni juhtimist ongi meil küsitud ja sinna peale me liigumegi. Vabandust, küllaltki lai vastus on, aga lõppeks ma ütlengi seda, et küsimus ei ole ainult selles IT-majade arvus ja ma ei oska sellisel täna selle 2, 3, 4, 5 on, aga vaadata ka selles, et mis on kellegi tugevus ja mille pinnalt midagi üles ehitada, et kus on see kõige tähtsam või parem kompetents olemas. Ja, aitäh väga küll pika, aga põhjaliku vastuse eest asekantsleri eest. Nüüd palun Diana, Toomas, Anti, Evelin, palun Diana. Ja, aitäh selle raporti ja ülevaate eest ja nende selgituste eest, et mina olen väga uhke oma e-Eesti üle ja proovinud ka oma e-tervist igatepidi arendada. Aga mulle tundub, et nagu see protsesside järjekord või räägin võib-olla näite läbi, et üleriigine digiregistratuur, mis sai nagu valmis tehtud, siis ülejäänud teenused sinna peale on nagu keeruline teha, et selgub, et mingisugune baasvõimekus on nagu all ja näiteks see sama asi, mis oli perearsti tunnistus, et emad ei peaks 100 kohast otsima, et kui tuleb sulle vaktsineerimise kutse, et siis sa saad kohe sealt samast ÜDR-ist nagu ära registreerida, et see lõpeb koheselt nagu ajaga. Mitte see, et ma hakkan sealt veel otsima, et kus see kontakt ja too kontakt oli. Et kuidas seda üldist nagu planeerimist teha niimoodi, et see varasem töö või kuidagi see ressurss kaduma ei lähe. Et millest ma ka ei saanud aru, et sellest ma saan aru, et 5 aastaga on poole võrra tõusnud see raha, mis sinna läheb, aga et mis võimekusi me sellest saame või siis teise kandi pealt, et kui me midagi automatiseerime, digitaliseerime, et kust me siis saame sektoris seda kokkuhoidu, et mis see nagu tegelikult selle patsiendi jaoks siis paremaks muutub? Ma teen alguses, et Tõnu saab kindlasti infra poole pealt jätkata, ja vastab tõele, erinevad asutused on teinud erinevatele platvormidele oma arendused. Ma ei tahaks kommenteerida konkreetset platvormide kohta küsimus oli, aga on väga selge, et nii mõnedki teenused on meil arendatud küllaltki monoliitselt, ei ole, ja vabandust, liiga tehnosse minekul, aga ei ole tehtud mikroteenuste baasil, kus on need, muutused ja lisandumised võimalik tunduvalt paindlikumalt on ära teha. Ja see on nüüd see osa, mis Tõnuga rääkis, et see on ka see taakvarast vabanemise protsess, kus me peamegi mingist oma teenuse arhitektuuriga tervikuna muutma ja me peame leidma neid ühtseid platvorme rohkem, et just nimelt, et me saaksime vajalikke teenuseid arendada sellisel viisil, et esiteks meil tekiks tehnoloogiline võimalus neid rajada, sest et mingite muudatuste tegemiseks, kui on tehtud väga monoliitne lahendus, ei olegi võimalik seda teha. Aga kui me muudame nüüd oma platvormid selliseks, et on võimalik kiirelt agiilselt need mikroteenustena muuta, siis see on selgelt üks lahendus ja kodanik oma teenuse saaks ka tunduvalt targemini kätte. Nüüd, kõik hakkab pihta ikkagi äripoole tellijast. Et me peame vaatama nüüd, me ei tohi vaadata IT-arendust lahus äripoole tellimusest. Ja seal on tegelikult, minu jaoks omas ametikohal olema defineerinud selle, et see on kõige suurem raskuskese. Ehk siis, kuidas me saame äripoole tellija niivõrd informeerituks ja niivõrd targaks, et ta suudaks tegelikult teha need õiged valikud enda äripooles ka. Ehk siis
me ei hakka näiteks leida need lahendused, et lihtsustada jällegi, lihtsustada seda äri poolt, et mitte anda seda keerukust iga tellimusse, mis võib jälle halduskulud ja kõik iganes muud kulud, ka investeeringud üles. Ja lõppeks kõige sellega me peame taotlema seda, et kui me midagi digiteerime, automatiseerime, siis me vabastame füüsilise ametikohti tegelema mingisuguse muu väärtusega. Kui me sinnamaale jõuame, mitte me ei kaota, see on sama näide, et ega see tehisintellekt ei kaota nüüd otsustajat ära, aga ta annab võimaluse ühel inimesel vabanevas ajaühikus teha mingit uut väärtust. Et see on see mõttemail, kuhu me peame jõudma. Ehk siis kokkuhoid ongi sealt ja me saaksime lahendada need muud riigi tõsised probleemid ka ära just nimelt selle vabaneva tööressursi arvelt. Võib-olla täiendan, et põhimõtteliselt jah, nagu oli juttu, siis tegelikult meil täna need valdkonnad ehk siis nagu see tellija, see äritellija, kõik toimetavad suhteliselt autonoomselt ja meil ei ole seda tervikpilti ega tegelikult ei ole siiani olnud ka mingit mandaati, et seda tegelikult nagu nõutada. Võib-olla me võime öelda, et täna teete esimest korda selle Vabariigi Valitsuse tööplaaniga, mis praegu on. Meil on see nagu just digiministeeriumi tasemel, mis ei tähenda, et me saaksime kellegi äriprotsessi sisse minna, seda ma kindlasti ei taha ega ei oska. Aga me saaksime hakata seda protsessi kujundama, kuidas me saaksime arendada ikkagi nagu ühiselt, saada aru, et kuskil ei tehta midagi paralleelset. Siis kõigil, väga paljudes ministeeriumides on mingite lubade väljastamise või nende kontrollisüsteemid näiteks. Et miks ei võiks seda teha ühe ja kõik kasutavad, aga kõigil on oma. Või siis on olemas mingisugune näiteks vahendite jaotamiseks, näiteks mingid toetuste jaotamiseks. Väga palju süsteeme, me oleme üritanud nüüd isegi tegelikult nagu vaadata, kas saaks neid konsolideerida. Et me tegelikult selliste nagu suhteliselt madalal rippuvate viljadega võiksime ühel hetkel saavutada juba teatava kokkuhoiu ja sealt hakata nagu nii-öelda optimeeriselt sammult minema. Aga täna tõepoolest on see probleem, et meil tegelikult tegeletakse väga hoole ja armastuse ja teretõsidusega, valdkonniti siis arendustega, aga meil tegelikult ei ole seda konsolideeritud pilti, kuidas kasutada ära ühte leiutist nii-öelda ühes valdkonnas teises kohas. Et selleni me tahame nüüd jõuda ja see on nagu praegu tõesti töös meil. Aitäh, palun Toomas. Ja aitäh, et teatavasti IT-inimesed on väga liikuvad ja ma tahtsin seda küsida, et kas me suudame maksta nagu konkurentsivõimelist palka, et kui IT-inimesed lähevad erasektorisse, siis on ka see julgeolekuoht natukene riigile. Aitäh. Võib-olla ma mõtlen esimese kommentaari. Jaa, aga tegelikult seda näitabki see, et kui me vaatame praegu nüüd ütleme IT-majade, siis seda palka, mis oli väga suurepäraselt selles analüüsis ka välja toodud, ta on enam-vähem võrdne see avaliku sektori omaga. Et tegelikult see on suhteliselt vältimatu, kui me tahame spetsialiste, siis need peavad olema. See nüüd, kuidas me reguleerime kuidagi mingisugune cool-down perioodi näiteks, eks ole, et kui sa töötad kuskil olulises, ma ei tea, SMIT-is näiteks, kus sa tead täpselt, missugune on mingisugune politseisüsteemi omapära, kas siin lubatakse kohe minna järgmisel hommikul kuskile erafirmasse. Täna see on nii, et seda ei ole kuidagimoodi otseselt, kui ei ole eraldi kokku lepitud, siis põhimõtteliselt seda võib minna. Ja võib-olla see on ka mõistlik, et me selles mõttes nagu teha niisuguse kunstlikke barjääre. Mõistagi on olemas, kui sa kirjutad alla, et sa hoiad, eks ole, ärisaladust ja riigisaladust ja siis sa oled siis kohustunud. Aga me peame hoidma, et see sektor on väga võistlusvõimeline ja kui me tahame IT ka avalikus sektoris asju teha, siis me tegelikult peame omama kompetentsi ja kompetents paraku maksab, mis ta turu hind sinna dikteerib. Asekantsler Luht saab täiendada Riigikontroll, palun. Ja, et üks asi, mida me ikka peame silmas pidama ka, et ega seda digiriiki ei ole meil nüüd ka ainult riik ise ehitanud, et see toimub ikkagi koos ettevõtetega ja me peamegi seda vaatama nagu koos mõistliku ökosüsteemiga, et kui ma olen rääkinud ka oma ITL-i kolleegidega, siis jällegi, et ärme numbriliselt võtta, aga põhimõtteliselt, et umbes kolmandik need riigi lahendused ongi need missioonikriitilised, mida riik kas ise teeb või võtabki siis vastava tööjõu rendilepinguga enda sisse teha. Umbes kolmandik on sellised, mis on võimalikud lahendada, ütleme niimoodi, et riik tellib mingisuguse tarkvara lahenduse, platvormi, et vastavat teenust osutada ja umbes kolmandik teenustes võiks olla täiesti vabalt või jällegi, mis see number täpselt on, et ärme nüüd sellest kinni elaga, aga et on võimalik osutada erasektori poolt täisteenusena. Et sinna me peabki leidma ja kui me räägime kuluefektiivsetest lahendusest, see nõnda visioon, aga et jällegi me oma riik ja meie enda ettevõtted, et mina otseselt ei näe seda julgeolekuohuna, kui mingisugune teenus väljapoole antakse, et selleks on olemas teistsugused kontrollmehhanisme, kuidas vaadata, et ka see riigi teadmine ja muu oleks ka turvaliselt hoitud ka väljaspool. Palun Riigikontroll, saab täiendada.
Ja, aitäh, et seda palkade teemat jah, et päris mitmed IT-majad ka kergitasid, tõstsid esile, kui me intervjuusid tegime. Ja eriti ostetakse üle tippspetsialiste, kes ongi väga olulised IT-majade jaoks ja need palgad, mida erasektoris pakutakse, ei ole seal 200, 300, 400 eurot kõrgemad, vaid et ikkagi tuhandetes eurodes. Ja see on kindlasti kriitiline ressurss, keda tuleb siis IT-majades hoida. Ja teisalt natuke täiendan veel siin seda eelnevat, et keskmised palgad ehk siis Riigi Infosüsteemi Ameti viimase aasta keskmist palka natuke moonutab see, et nad maksid 2023 ja 2024 aasta tulemustasu siis ühel aastal. Et tegelikult keskmine palk nii kõrge ei ole. Ja mis puudutab üleüldist siis kulude kasvu, siis nii nagu on toimunud üleüldine siis igasugune hindade kasv, et ka riistvara, tarkvara hindade osas on viimaste aastate jooksul toimunud päris korralik kasv. Räägime siin Microsofti litsentsidest ja muudest asjadest, et ka sealt tuleneb siis see põhjus, et miks erinevad kulutused on kasvanud. Ja veelgi, et mis puudutab ka elektri hind on ka, et on ka riigil erinevad väikesed serveriruumikesed, andmekeskused, et ka seal on vaja elektrit ja elektri hind kindlasti mõjutanud ka siis erinevad IT-majade halduskulusid. Ja viimane asi, mida välja tooks, siis kindlasti see nii-öelda, kuhu siis ka seda vähest IT-raha panna või et kuhu investeerida, ehk siis mis on see business case, et kui palju me mingi teenuse arendamiseks siis mitu miljonit me peaksime sisse panema, et me teime viimase auditi sündmusteenuste kohta, et küsimus on jätkuvalt, et kui palju me näiteks sündmusteenuste kui sellise nii-öelda mugavusteenuse arendamiseks peaksime investeerima. Et veelgi rohkem ikkagi võiks mõelda ministeeriumi tasemel, et mis on need mõistlikud või õigemad kohad, kuhu siis investeerida. Aitäh! Seda vist asekantsler ennem ka viitas, et need arutelud praegu käivad. Soovid täpsustada, eks seda? Jaa, et mis puudutab jällegi sündmusteenuse, see samm jällegi edasi sinna, et me suudaksime liikuda ka, see on lihtsalt konkreetne näide, et me suudaksime liikuda agentsiks riigiks, niimoodi, kus kodanik tegelikult saab oma aja väärtusepanna kuskile mujale, et tõepoolest, et me peame alati hindama seda, et need teenused, mida me teeme kodanikule, et oleks piisavalt robustsed, et nad oleks tänases geopoliitilises olukorras ka kahetise kasutusega vajadusel, absoluutselt selge, aga lõppeks me peame vaatama seda, et kuidas me jällegi oma teenuste arendamisega võimalikult optimeerime seda aega ja raha, et tekitada mujalt see väärtus. Ja see kulu-tulu võrdlus ongi see, mis peab olema edaspidi kindlasti meil baasiks, et hinnata, et kas üks tee on õige või pead tegema mingisugused teistsugused valikuid. Palun, Anti Allas. Ja, aitäh. Et ma arvan, väga oluline on sellel valdkonnal silma peal hoida, kuna sellest valdkonnast tulenevad ikkagi suur innovatsioonid ja edasiminek, et naljaga pooleks võib öelda, et IT ei olegi elu lihtsamaks teinud, vähemalt ei ole odavamaks teinud, kui neid tabeleid vaadata, et see nagu filosoofiliselt veidi jätkates, et huvitav, kui palju siis me neid muid protsesse või jalavaeva ja muud oleme vähendanud, kas seda on ka kuidagi rahas võimalik mõõta, et tegelikult peaks nagu laiemalt pilti ka vaatama, aga ma tahaks täpsemalt küsida seda IT-kulutused püsivalt kasvanud, seda siin nagu sellel joonisel vist numbrit ei ole, see nagu huvitav vaadata, et kas siin on mingi metoodika muutus toimunud, et kui 2020 on nagu üle poole puudu olnud või on nagu ootused suuremad olnud, siis juba 2021 on ootused ainult 30 miljonit või kui need on siin miljonites ja suuremad ja hiljem veel edasi, kui vaadata, et ootus 2023 on toimunud hüppeline kasv, et milles see on siis toimunud, kas see on siis nii ütelda sõda ja kõik muu juurde kuulub või et äkki te kirjeldate seda ja kas siin on ka võib-olla siis ministeeriumile, kas siin on ka kriitilisi küsimusi ikkagi sees, et kui ikka poolega on aastast 2023 on ootuste ja reaalsete kulude vahe on üle poole. Aitäh. Kas tohib üle väikse repliigi, et näiteks digitaliseerimisega seoses surmatunnistuse saamine võtab 4 minutit praegu, mis vanasti oli niimoodi, et inimene pidi minema sinna saama sealt selle, et tegelikult Aga väga hea näide, aga äkki Riigikontroll saab siin alustada härra Allasele vastamist, palun. Ja, et mis puudutab vajaduste kaardistamist, et selle info me saime et ministeeriumist ja võib-olla asekantslerid oskavad siin täpsemalt kommenteerida, aga minu info on selline, et mõnedki ministeeriumid, ametid, inspektsioonid mingitel aastatel
loobusid täitsa lisataotluste esitamisest, kuna oli teada, et ei ole lootustki saada lisaraha. Siin teatud moonutused on, aga jah, et siinkohal selle joonise tegemisel, et need andmed pärinevad ministeeriumist. Aga jah, et peamine põhjus, et igal aastal võib-olla ei esitatud lisataotlusi või esitatigi väga tagasihoidlikult, et kui oli teada, et tõenäosus on väike, et ei saa. Jah, me tegelikult vaatasime just äsja, kui me seda IKT vajadusi kaardistasime, siis me vaatasime tagasi ka ja seal on aastaid, kus me tegelikult oleme saanud nagu 0. Tegelikult küsiti, aga me tegelikult nagu lisa mõttes saime 0. No ütleme, baaseelarve on sul ikka, seega ta kajastub siin, eks ole, et oli nii-öelda raha nagu oli, aga tegelikult see raha on ikkagi valdavalt see tase, mis aitab siis nagu tuleb põlemas hoidaks ja nagu säilitada olemasolevat hetke seisu. Ja siis lisaväärtus on see, lisavajadus on see, millega me siit defineerime investeeringud, uusarendused, ja tegelikult neid ei ole aastaid saanud, ütleme see aasta, nagu nimetasin, 11,5 miljonit saime, aga mis on tegelikult väga minimaalne selles võtmes, aga selles mõttes me väga tänulikud. Me saame siiski teha üht-teist, väga konkreetselt jaotusime, see on jaotatud ministeeriumite vahel, aga sisuliselt me ei saa nagu teha mingeid arenguhüppeid, see on ilmselge, aga me saame siis nagu väga kriitilised asjad ette võtta. Väike täpsustus, et kas siin midagi kriitilist ka on kohe, täitsa kriitilist, kui on ikka 50% või 100% on ootus kõrgem? Meie suurim mure ongi see taakvarade kogus, et on väga palju infosüsteeme, mis on vananenud arhitektuuriga, neid keegi ei taha isegi väga nagu puutuda, kardetakse, kukub kokku, kui muudad ühte parameetrit, siis on kogu süsteem läheb stabiilseks. Et neid tuleks tegelikult, eks need ka ikkagi nurkapidi ümber juba kirjutatakse, aga siin on neid kriitilisi kohti tegelikult küll, kus me peaksime tegelikult olema agressiivsemad, aga lihtsalt vahendid puudulikkuse tõttu me paraku ei saa olla. Okay. Ja, et baasi korrastamise ja hukukindluse teemad on need, millega me praegu päris tugevalt maadleme. Palun Evelin Poolemets. Ja aitäh, eks need IT-kulutused on aastasse tõusnud ja te kantslerid mainisite ka ära seda, et on palju dubleerivaid tegevusi, et kuidas te hindate, kui suures osas te saaksite eelarvet kokku võtta või kokku hoida nende dubleerivate toimingute arvelt, et kui suureks te hindate neid kulusid, mis on seetõttu tekkinud, aitäh. Võib-olla esimene mõte on see, et me üritame näiteks peatada vähemalt personali kasu. Ja me võiks öelda, et me mingi platooni jõudnud, et iga uus tegevus ei peaks kohe kaasa tooma uusi inimesi. Täna on see kuidagi niimoodi läinud. Nii et see on nagu üks asi kohe. Mis kindlasti ütleme, inflatsioonilised kulud jätkavad kasvama, siin ei ole midagi teha. Näiteks selle sama arvuti, liising, ta ilmselt ajas kasvab, kuna uued seadmed lähevad kallimaks samamoodi, nagu siin oli juttu juba litsentsid, tarkvara litsentsid. Selle vastu ei midagi teha, aga me saame kindlasti optimeerida väga paljudes positsioonides. Näiteks tugifunktsioonid, et kõigis IT-maades näiteks on oma personaliosakond ja hanged, erinevaid funktsioone, mida mingil määral saab konsolideerida. Näiteks täiendavalt saab kokku hoida. Ja mõistagi ühiselt arendades saab arenduskulusid oluliselt kokku hoida, sest kui teha sarnane süsteem ühe korra kõigi jaoks, siis see on kindlasti odavam, kui teha 4 või 5 korda sama asja eraldi. Ma ütlen veel juurde, et üks asi, millega me peame tegelema, on see sama, et meie enda tehisaru kasutusele võtta. Sest, et kui me vaatame projektsiooni, ütleme jällegi, ma toon teile ühe numbri, et kui me suudaksime aastast 2030 võtta tehisaru kasutusele sellise ambitsioonis, nagu me oleme praegusel hetkel mõelnud riigi teenuste pealt ja me tõesti, see me ei tee nalja, et meil tegelikult ei ole selles valdkonnas, kui ma võrdlen ülejäänud Euroopa maailmaga tegelikult midagi hullu, aga kui me suudaksime seda veel vingavat edasi viia niimoodi, et me oleksimegi maailmas kõige enam tehisaru kasutav riigisektor ise, siis me räägiksime tegelikult umbes 400 miljonist kokku just riigieelarves, mis on päris kõva number, et aasta 2030 oli see arvutus. Pluss loomulikult ka veel vabanevat ressurssi või täiendavat väärtust, mida suudaks meie erasektorina toota sinna juurde.
Et noh, et ühelt poolt on see kokkuhoid ja teiselt poolt on see, et me peame võtma selle uue innovatsiooni vastu, et tekiks targem ressursikasutus. Evelin, täpsustav, palun. Täiendav küsimus, et ma vaatan neid kulusid siin, et 2024. aastal oli 258 miljonit kulusid. Et te nüüd mainisite 400 miljonit kokkuhoidu, kas see on sama? Või tähendab, mis ma tahtsin küsida, on ka see, et protsentuaalselt, kui nüüd tõite need kokkuhoiukohad välja, et kuidas te näete, kui palju siis saaks kokku hoida protsentuaalselt, hinnanguliselt nende meetmetega, millest rääkisite? Aitäh. Raport kajastab riigi IT-majade kulusid praegusel hetkel. Kui me räägime kogu riigi eelarve mõttes, siis see on tegelikult laiem, mis puudutab meie kogu enda teenuste säästlikumaks muutmist, et mitte ainult IT-majade pealt, et seda ma oleks pidanud täpsustama. Enne kui ma Dianale annan sõna, siis ma arvan, see tegelikult, kui Riigikontroll planeerib oma järgmised siis auditeid, mitte ülevaated, siis võib-olla ongi üks auditi koht on tegelikult dubleerivad teenused üle riigi erinevates siis IT-majades ja asutustes. Et see võiks olla üks asi, mida väga huvitav oleks lugeda seadusandjana. Palun, Diana. Ja, ma olen natuke mures nende sotsiaalhoolekandeteenuste ja kogu selle SKAIS-i peale, et nüüd on juhtunud isegi niimoodi, et kuna see digitaalne võimekus on Sotsiaalkindlustusametil nagu nii nagu ta on, et siis tahetakse mingisuguseid teenuseid lükata tervishoiusektorisse, et seal on võimekus parem, et siis me suudame neid nagu paremini kontrollida. Aga et mis see tulevik on, et kui ikkagi mingid inimkeskne lähenemine oleks, et kuidagi need standardid teenustele, et kõik see jõuaks sinna digimaailma, et mis see SKAIS-i saatus, me oleme sinna nii palju miljoneid ka juurde andnud, aga kuidagi ikkagi on väga ohtlik. Jah, ega siin ei ole lihtsaid lahendusi, aga selles mõttes see töö vähemalt käib, et seda SKAIS-i ja mitte ainult ühte, vaid ka neid jätkuvaid järgmisi. Et neid tegelikult tuleb moderniseerida jätkuvalt ja ikkagi nad ühel päeval peavad modulaarseks mikroteenuste baasiliseks jõudma, pilvepõhiseks, mis tagab nende hukukindluse. Et selles mõttes see töö tegelikult käib, aga see on ilmselt selge, et väga selges võrdluses sellega, kui palju vahendid sinna panna. Saaks teha kiiresti, siis on vaja palju raha korraga, saab teha aeglaselt, siis on vaja vähem korraga. Aga nii ta käib. Et õnneks ikkagi praegu finantseerimine on olnud, et seda tegelikult on seda on ka Vabariigi Valitsus teadvustanud ja tegelikult vahendid on järjest sinna tulnud, et ma loodan väga, et ikkagi see saab korda tehtud mingite aastate jooksul siin. Väga raske on kommenteerida konkreetset süsteemi, millele tellija ise ei ole, aga eks meilt ka küsitakse neid asju. Mida me saame öelda on see, et Sotsiaalministeerium on öelnud, et viiakse süsteem üle, ütleme siis tunduvalt uuele platvormile, mida Tõnu ütles ka, et on tunduvalt modulaarsem, et kus on siis tulevikus ikkagi võimalik võtta seda, et neid vigu, mis on täna, et kindlasti ei ole. Et on teistsugused võib-olla, aga jah. Aitäh, Lauri. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole, siis ma väga tänaksin Riigikontrolli hea ülevaate eest. Tore on näha, et siis IT on viimastel aastatel palju investeeringuid läinud, aga teistpidi ministeeriumist hea kuulda seda, et on plaan siis rohkem personali kasvule piiri peale tõmmata ja tegelikult proovida asju rohkem automatiseerida ja samamoodi tegelikult siis konsolideerida erinevaid IT-majasid, et selle dubleerimist oleks vähem ja teenus oleks lõpp-punktis parem. Sellega lõpetaksin selle päevakorra punkti menetlemise ja info ja muudes küsimustes siis sellel nädalal rohkem istungeid meil ei ole. Järgmisel istungi nädalal jälle REK koguneb. Aitäh!